Hei armas Raama siin. Imeline pikk päev on olnud. Ja täna hommikul kella 6 ajal lõi meil uus kuu. Ja peale eilset ladistavat vihmapäeva täna siis säras päike ja tõi meile väga ilusa, lausa suvise sooja ilma. Ja tähendab, et peale neid vihmapidusid tuli jälle muru niita ja see töö on saanud tehtud. Pool jäi veel teha homseks, ei jaksanud, sellepärast et ma teadsin, et ma tulen ju siia sinuga. Ja meil on sõnumikandjad meiega ja lonks sooja vett. Tuleme kohale, armas. Ma löön need 3 kella ja hingame. Esimene kell. Hinga sügavale kõhupõhja. Ja vabasta kõik see, mis sind enam ei teeni. Päris hea on istuda ja puhata suga koos. Teine kell. Ja 3. sügav hingamine, hingepeetus, väljahingamine ja ootamine, millal keha uuesti küsib. Tule meiega. Oi küll, see oli hea. Ma ei tea, kuidas sina ennast tunned, aga meie tunneme ennast praegu imeliselt. Sellepärast, et maandus on olnud võimas, päike on andnud meile palju energiat. Ma võtnud kõik selle, mis meid enam ei teeni, maandanud nendest meile jõudvatest magnettormidest. Ma ei ole jälginud nüüd täna hommikul, kas ja millised, kas üldse tekkis tormi või ei tekkinud tormi. Plahvatused olid, eks ju, tugevad. Üleeile
nii et kuidas kunagi, jälgi seda, kuidas sina ennast tunned. Ja me oleme astunud täiesti uude maailma, uude aega. Täitsa me võime nüüd seda juba öelda järjest selgema, kõlavama häälega, järjest sirgema seljaga, järjest selgema pilguga, luues seda uut. Ja kui me nüüd räägime sellest hetkest, kus me oleme, eks ju, selleks me ju siia oleme tulnud. See uue kuu portaal, kus vahetult Saturn astus jääramärki, alustab nullist oma uut teekonda, mis ütleb meile seda, et järgmised 3 aastat, kus Saturn on siis jääras, selles kõige alguses, koos Neptuniga, kes juba astus kuu alguses, eelmise kuu. Panen sulle siia selle kuupäeva, kui see on su jaoks tähtis. Ühesõnaga, Neptun juba astus jäära ja nüüd jõudis Saturn ka siia. 3. üks väike planeet on ka meil jääras. 3 planeeti alustavad nullist. Armas, Neptun käib oma ringi järgmised 84 aastat. See on kõik see, mida sinu hing siia kehastusse on tulnud muutma siin ja praegu oma järgmise eluperioodi heaks ja jaoks. Saturn käib oma ringi 30 aastat. Need 3 aastat me loome seda vundamenti, sest tema on see struktuuri looja ja lõhkuja. Koos Plutoga nad lõhuvad vana struktuuri ja koos nendega me loome selle uue. Saturn aitab meil sellele transformatsioonile kaasa. Tema on meie luustik, tema on sinu selgroog, tema on sinu vereloome. Ehk siis kõik see, mida me oleme muutmas endaga, selles alkeemiku protsessis, kus me ehitame ümber seda kostüümi, siis vot seda nüüd aitab meil luua Saturn. Ja Luna lõi kaksikutes. Kaksikud on õhumärk. Kõik kiireneb. Me oleme rääkinud, et me oleme uues veevalaja ajastus, mis on õhumärk, kõik kiireneb. Need uued algused lükkavad nüüd selle hoo kiirelt käima. Meil juba lõpeb maikuu, kas sa sellest oled aru saanud? 5 kuud 12 on läinud. Vups! Ja võib-olla mõne jaoks läheb aeg aeglaselt, mõne jaoks väga kiiresti. See, kes teab, mida ta teeb ja miks ta teeb, tema jaoks aeg kihutab. Need uued algused, see Luna siin ja praegu, ma panin paar asja kirja, ma loen sulle natukene, mul on hästi hea arvutis tõmmata hästi suureks tekst, nii et ma ju tean, mis seal on, nii et ma aiman selle ilusti sulle välja. Ja see on see kaksikute märgi põhirõhk on uutel ideedel. Me räägime uutest algustest, uue loomisest ja siit tuleb sulle see tõuge, see hüppelaud, mille pealt me lendame. Need uued ideed, uued suhted,
uued teadmised, mis avalduvad sinu seest. Meil on laua peal need selle maa peal kõige andekamad transformaatorid, kes on olnud kõige kauem selles kehastuses siin. Need kassid ja nad puudutavad just nimelt kõiki neid samu teemasid. See juhatus on täiesti ulmeliselt ilus. Meil on aeg liikuda ja suhelda, usaldada neid teadmisi, mis meie seest avalduvad, mitte midagi taga otsida ega ajada enam. Meil on aeg avada oma meeled uutele vaatenurkadele, uutele võimetele, oskustele, harjumustele ja olla hästi paindlik ja uudishimulik, nii nagu kass. Mõjutused, mida sa võid tunda. Paneme ühe luubi veel siia ette. Sa võid tunda selles kiires õhuliikumises, et su mõtlemine on muutunud palju teravamaks, selgemaks. Sul on palju kergem igat infot omastada. Ja kõik su infotöötlus ka kiireneb. Jälgi, mis ja kuidas sinuga on muutumises. Võib-olla juba lähipäevadel on hakanud see muutumine, võib-olla käivitub see nüüd selle kuu loomisega. Sul on väga hea aeg, et alustada ükskõik milliseid uusi projekte. Õppida midagi uut, mitte teiste käest, vaid jälle enda seest, eks ju. Arendada endast välja tulevat, seda loovat, seda automaatset kirjutamist ehk kanaldamist. Kuuseis on hästi tähtis praegu Merkuuri ja Jupiteriga suhtes, sest et nad aitavad võimenduda kõigel sellel, milles ja kuidas sa ennast väljendad. Meie väljendusoskust, meie võimekust ennast väljendada. Olgu see siis läbi kirjutamise, rääkimise, laulmise või jagamise. Mis iganes loominguline tegevus. Luba sellel väljenduda, see on väga tugevalt praegu toetatud Merkuuri ja Jupiteri poolt. Väga paljud meist võivad tunda seda, et meil on vaja ühenduda kellegiga, kaksikud, eks ju, ühenduda kellegiga, mõttekaaslaste leidmise aeg, sotsiaalse elu ja ühinemiste aeg. See kõik on toetatud. See on see kogukondade ühinemise, kokkutulemise aeg. Loovus ei avaldu mitte niivõrd kunstilises, kui just nimelt see kirjutamise ja sõna väljendamise vormis. Pigem aitab ta meil hakata selle enese jälgimisega kergemini tööle. Need olendid, kes siiamaani ei ole pidanud ei kalendrit, ei päevikut, neil on praegu see, kuna tegemist on kõige uue käivitamisega, eks ju, siis ka see uue harjumuse sisse juurutamine, see päeviku pidamise tähtsus on planeetide poolt lausa meile välja tõstetud ja nad toetavad. See annab praegu meile täiesti märku, et selleks on see alkeemiku päevaraamat sind
ootamas, kui sul seda veel ei ole. Ja kuhu sa paned ju kõik oma jooksvad mõtted, tunded ja jälgid neid ajas ja liikumises, sellepärast et need projektipõhised uued algused, mida väga kergelt võib sulle praegu lähipäevadel, võib-olla juba on Saturn andnud sulle. Ma võin sulle öelda, et see on lihtsalt imeline teekond, kuidas täpselt sellest päevast, kui Saturn astus jäära, anti meile paar päeva ette teada seda, et me saame endale sõnumi, mis annab meile täiesti uue suuna, millega me ei ole siiamaani tegelenud. See avab täiesti uued väravad ja toob väga suure selguse meie tee osas. Mis sa arvad, kas see juhtus? Jah, see juhtus! Sellepärast, et me oleme avatud vastuvõtjad ja kui sõnum on tulnud siis ja küsimused on esitatud ja ma olen valmis vastu võtma neid sõnumeid ja need tulid Saturnilt. Esita oma küsimused, ole valmis neid vastu võtma ja välja kirjutama endast, sest sealt saavad alguse sinu uued algused. Selleks aitab Pluto meil vabaneda. Jälle ikka koos Saturniga, sellest vanast, mis sind enam edasi ei teeni. See on kasside sõnumis ka kirjas, me jõuame nendeni kohe. Vaatame, mis siia veel sai. On ideaalne hetk, et visualiseerida neid uusi ideid, panna paika oma kuuperioodi, vähemalt selle 1 kuu, sest me lükkame käima, eks ju. Need projektipõhised sihid, see ei ole planeerimine ei tööta, eks ju, jäta meelde, kontrolli vajadus, unusta ära. Mis on visualiseerimise ja unistamise vahe? Oleme sulle rääkinud. Unistamine on see, kui sul on silmad lahti ja sa lähed siia, ütleme aknast välja ja hakkad unistama. Sa unistad selle baasil, mida sa oled näinud. Kui sa paned silmad kinni ja hakkad visualiseerima, sa lood neid pilte, mida sa ei ole veel näinud. Kui sa ei näe mitte midagi, siis treeni ennast. Usalda, et sa hakkad nägema. See puhas pilt, see tühi pilt hakkab täituma. See on võime, mida me saame arendada. Kaksikud jällegi võivad sind ka hajutada, eks ju, ehk siis sul võib tekkida neid uusi ideid lihtsalt liiga palju ja selleks aitab sind jälle see kirja panemine, kust sa leiad siis need paar liini, mida sa hakkad lükkama. Läbi oma küsimuste ja selguse saamise selgitad sa välja, millised on need liinid, mis sind just siin ja praegu edasi hakkavad teenima. Sest sul on nende jaoks ettevalmistus, ära unusta, tööriistakast on sul olemas kõige jaoks. Nii. Soovitus on siin jah, et sa saaksid oma tähelepanu koondada kergemini, kirjuta üles näiteks 3 asja. Mida sa tahad selle alanud kuu jooksul paremini mõista, mida sa tahad arendada ja mida sa tahad muuta oma suhtlemises. Näiteks sellised 3 asja enda juures, eks ju. Kindlasti püüa teha jalutuskäik, selleks on ideaalne
aeg praegu, eks ju. Ja sellel jalutuskäigul ära pane klappe kõrva. Ära lase madalasageduslikul energial mõjutada oma juhtsüsteemi, oma kolmanda silma avanemist. Ehk klappe üldse püüa vältida nii palju kui võimalik, püüa olla naturaalhelides. Ja kui sa oled oma jalutuskäigul, siis kuula ainult neid helisid, mis on sinu ümber ja keskendu sellele dialoogile iseendaga, iseendas. Ehk siis kui sa lähed kaaslasega jalutama, siis keskenduge dialoogile iseendas mõlemad. Jalutage vaikides, te olete üksteise jaoks olemas seal samas. Nii, ja ongi kõik. Ehk siis meie ülesanne on praegu selle kuu kasvamise ajal nüüd jõuda selgusele iseendas ja oma järgnevas elus, mis algab täna. Ehk siis see ulmeliselt ilus lause, mida me saame tegelikult igal hommikul endale öelda. Ka selle kohta on sõnum, hommikune sõnum. Kiisudel, nad on nii imeliselt praegu juhatanud need sõnumid. Ehk siis igal hommikul algab sinu ülejäänud elu esimene päev. Ja ei loe see, mis jääb selja taha, sest sellest hetkest lood sa selle uue. Ja kui sa praegu aru said, siis neid abilisi on meil selle hüppelaua lükkamiseks väga palju, väga võimsaid. Jah, juba tahab, Raamo ütleb sulle ette ära, aga kassid kordavad seda, et usu võimatu võimalikkusesse. Seda on vaja. Lase lahti kõik piirid. Nii. Näed sa, ma ei jõudnud niitmise ajal nii palju juua, et nüüd ma lonksan siin lonkshaaval vahepeal. Me oleme siin võtnud Luna sõnumeid mitmel päeval ja ennem kui ma segan praeguse ära, ma ütlen sulle, mis on viimased sõnumid, mis mul laua peal on, vaatame, mis ta meile uuesti annab. Sest et need on need sõnumid, mis on meil kordunud siin saatest saatesse. Ole valmis võimsateks muutusteks. Vaata suuremat pilti. Aeg on astuda esimesed sammud. Siin on see jäär, eks ju, kuhu siis need Neptun ja Saturn on astunud. Alistu jumalikule plaanile. Selgita välja, milline on sinu jumalik plaan läbi selle eelneva jutu ja nende küsimiste. Ja ära lase minevikul ennast kinni hoida või tagasi tõmmata. Nii, nüüd me paneme need siia vahele ja vaatame, mis ta tahab meile tänases energias öelda, sest need on mul üleeile võetud. Viimati, eile ma ei võtnud, eile oli see täielik voidipäev. Ja vaatame, mis ta meile praegu tahab öelda. Oleme me ju Luna portaalis. Nii, kallis, mis sa meile täna ütled selle uue ringi alguses? Näita maailmale päris ennast. Kui sa ei muuda midagi, mitte midagi ei muutu. Vii tasakaalu oma hingetöö ja oma praktilised tegevused enda keha eest hoolitsemisel. Ehk siis hoia tasakaalu. Mida tähendab hingetöö? Hingetöö on see, kui sa lähed jalutama ja oled vaikuses ja dialoogis iseendaga.
hingetöö on see, kui sa lamad põrandale ja lähed meditatsiooni või voodis või kus sa oma meditatsiooni teed. See on seesama endasse minek, eks ju, see on see vaikusesse minek. hingetöö on see, kui sul on meediaväljaanded välja lülitatud ja sa saad olla selles väljas, mis on sinu sees ja sinu ümber. Et sa lubad asjadel välja tulla, mis tähelepanu nõuavad. See on kõik hingetöö. Sa saad ennast toetada veeprotseduuridega, erinevate lõhnadega, ainuüksi viiruki põlema panemine oma ruumis ja tehes samu tegevusi ei ole sinu hinge arenguga seotud, vaid loob sulle lihtsalt miljööd. Need on need mõttepausid, et see informatsioon jõuaks sinuni. Väga tähtsad sõnumid Luuna poolt, aitäh! Jaa, vot niimoodi. Ja nüüd me vaatame sellele otsa, mis need Kiisude 4 sõnumit on meile, sellepärast et esimene on seesama uue alguse energia, mida väljendab meile kevad. Ja siin on Kiisude kaart kevad, kus igal hommikul me alustame algusest peale. See lilleke haigutab seal ja sirutab oma kroonlehti välja. Ma räägin sulle sellest, mis on nüüd selle kaardi taga rohkem kirjas. Äkki me saame sellega paremini. Jah. Peale füüsilist tööd on nägemine ju mul ära tuhmistatud, aga ehk loeme välja. On aeg alustada uute seiklustega. Ära karda uusi kogemusi. Need ainult rikastavad sinu teekonda ja arendavad sind. Hommiku energia äratab maagia. Meil on ülesanne pöörata tähelepanu oma soovidele, oma kirgedele. Sellepärast, et kõik pulbitseb, kõik on valmis ärkama ja tärkama sinu sees ja sinu ümber. See rikkalik energia, võimendatud, mis täidab kogu õhu, kus see tuntavalt ärev energia parandab, täidab ja toetab igat sinu soovi. Need värvid, see valgus, see soojus, mis lükkab kõik käima, liigub läbi kõige. Eks ju, energia voolab meist kõigist läbi. Kui sa seda teadvustad, siis sa saad aru, et iga sinu rakukene saab puudutatud. Flirdi selle energiaga. Luba teda endale ligi. Mine kaasa selle iidse ligi tõmbava tantsuga, flirdiga ja kirega.
See energia puudutab igat molekuli, mis on valmis sind edasi lükkama. Iga su ideed. Me jõuame nende kasside kinnitamiseni selle informatsiooni osas, mida me rääkisime ennem, mida Luuna ütles. See kevade energia, see tärkav energia toetab kõiki su uusi visioone ja käimalükkamisi. Kõik on võimalik. Jäta maha kõik need piirid ja raamid, eks ju. Usu võimatu võimalikkusesse ja tee ruumi kõigele sellele, mida sa veel ei usu ega ei oska ette näha. See on seesama, selle valge pildi, kui sa hakkad õppima visualiseerimist ja looma seda visiooni, mis sinu seest tahab välja tulla. Luba sellel kangal olla puhas. Ära püüa sinna vägisi panna neid asju ja elemente, mis sul juba on. Luba väljenduda sellel, mida sa veel ei ole näinud ega kogenud. Meie teine sõnum on transformatsioon ja hoiakud. Ja siin on see draakon ja kassike. Mida nad sümboliseerivad siin? Muutumised ei meeldi kellelegi. Muutumised ei pruugi olla kerged läbida. Kuid selleks, et muutuda voolamises ja kerguses, annavad nad meile nõu, mida ja kuidas meil on mõistlik teha. Oota, fokusseerime kuidagi ennast paika. Ole valmis väga suurteks muutusteks ja mine vooluga kaasa. Muutused ei ole loomulikud inimese jaoks ja nad ei meeldi ka enamus kassidele. Aga liigne mugavus või mugavustsoonis kinni jäämine või sellest klammerdumine ei aita meie arengule kaasa. Ehk siis see võimekus lahti lasta on see, mis aitab sul kerguses edasi liikuda. Transformatsioon on täiesti loomulik asjade käik, mis ei vaja mitte midagi muud kui tahet muutuda. Ehk siis, kui me õpime vastu võtma ja tänama igat hetke tänulikkuse ja avatud südamega, siis on see evolutsioon ja see muutumine nii meis kui meie ümber meile kõigile kergem. Kinni jäämine, kinni hoidmine tekitab valu, nördimust ja neid madalasageduslikke tundeid. Ehk siis õpi väärtustama kõike seda, mida sa veel ei tea. Jälgi oma südant ja tema tundeid. Vaata suuremat pilti ja sügavamat tõde. Sinu elu on sinu laboratoorium. Mängi ja eksperimenteeri
proovi uusi asju, katseta, tee iga päev midagi teisiti kui eelmises. Söö uusi toite, avasta uusi maitseid, lase lahti vanadest. Proovi enda jaoks oma harjumustes midagi muuta, enda juures midagi muuta. Murra oma mustreid. Liigu välja oma mugavustsoonist. Esita endale väljakutseid. Ja tervita muutust. See on areng. Vot niimoodi ütlesid draakoniga koos kass. Edasi liigume me iidsete teadmiste juurde. Siin on teadlik Egiptuse kass, kassi jumalanna. Need on usaldus, teadmised ja väljendumine. Kõik see, mida me rääkisime loovast kuust kaksikutes. Kassid juba iidsetest Vana-Egiptuse aegadest tulevad meile oma tarkustega kõike seda kinnitama, usalda, väljenda ennast kõikvõimalikul erineval viisil. Tunneta teadmisi oma kehas, oma keha teadlikkust. Ja täna kõiki oma hingepoolseid õpetusi, mida ta tahab sulle jagada. See õppimine, see enese õppimine, see on meie kõige suurem teekond mäletamiseni. Lõpeta, kassid kordavad, lõpeta teistega võrdlemine. See on see, mida inimene väga tahab teha. Kui sa tabad ennast kellegiga võrdlemisel, kellegagi võrdlemisel, kellegiga. Kui sa avastad, et sa võrdled ennast kellegagi, siis teadvusta ja tee stopp. Sul ei ole vaja mitte kellegagi ennast võrrelda. Sa oled täiesti ainulaadne, kordumatu, imeline hingolend, kellel on oma võimed ja väed, kordumatud, unikaalsed ja nad tahavad väljendumist. Usalda neid teadmisi. Kõik sinu enesekahtlused enese osas tapavad ära sinu inspiratsiooni, sinu kujutlusvõime, ärkamise, selle visualiseerimisvõime. Ära kahtle endas, ära kõhkle endas, usalda. Sa oled siin omaette üksusena. Õpi kuulama iga rakukest ja seda informatsiooni, mida ta tahab sulle jagada. Esita endale küsimused. Kuidas ma tean, mida ma tean? Mida ma teha saan oma teadmistega? Ja luba väljendada endal ilma piiramisteta. Kui sa avad oma suu ja lubad sõnadel välja tulla ilma piiranguteta, usalda, et sõnad ütlevad täpselt seda, mida sul on vaja kuulda.
sa oled teiste poolt mõistetud ja austatud, kui sa väljendad ennast selgelt. Kassid usaldavad alati, mida nad teavad. Sa võid usaldada samamoodi oma sisemist tarkust. See ei pruugi sulle tunduda loogiline sinu mõistusele, aga usalda oma instinkte. Nad teavad. Su rakud su kehas teavad. Kõik need otsused, mida sa teed, nii inimeste kui oma kogemuste osas, ei vaja vabandusi ega selgitusi. Kui sinu jaoks on mingi tee käidud, astu edasi. Järgmine küsimus, mille saad endale esitada. Kuidas saavad sinu kogemused ja väljendumine toetada maailma? Mis on see legacy, see pärandus sinust, mis maha jääb? Ja mida sa jätad neile, kes käivad sinu jalajälgedes? Sellised küsimused siis meile iidselt Egiptuse teadmiste kandjatelt meie sees. Ja 4. sõnum siia samasse hetke siis, kus me oleme, on ka, eelmine oli number 4, see vundamendi loomine, eks ju, see kõik, mis puudutab selle uue loomist koos Saturniga. Ja nüüd on kaart number 11, see meistri tase, mida meister teeb. Meister usaldab oma teadmisi. Tark ei torma. Ta võtab aja maha. Kõik see eelnev jutt. See on watching, see on vaatlus. See ei ole acting, see ei ole aktiivne tegevus, vaid see on see jälgimine, see suurema pildi vaatamine, mis lubab detailidel välja tulla selle visiooni loomiseks. Kui sa hakkad planeerima, oled sa vanas energias ja sa lood unistusi. Kui sa tahad luua seda ulmelist uut elu nendes uutes energiates, me läheme edasi sellega, mida ei ole olnud. Me hakkame saama järjest võimsamaid lahendusi. Need on siin käega katsutavas, nii nagu Luna meile kordab, eks ju. Need on käe väljasirutuse kaugusel. Meie peame saama valmis, et nad vastu võtta. Kui me mängime vanade energiatega ja planeerime unistusi veel vanas mängus, me ei saa samal ajal visualiseerida ja luua seda, millesse me oleme astunud ja sisenenud. Ehk siis see kiisude tähelepanu juhtimine on see, et jälgi, sul on vaja rohkem informatsiooni. Need erinevad situatsioonid rulluvad meie ees lahti. Luba ajal teha oma tööd ja asjadel areneda. Lase lahti kontrollist ja planeerimisest. Loo see visioon ja ajas
asjad arenevad. Ärata endas see kasside võime olla aktiivne jälgija ja oodata just nimelt selle õige hetkeni. Teadvusta endale see sinu suur eesmärk selles suures pildis. Kas see on väärt sinu praegusi tegevusi ja fookust? Või on hoopis midagi tähtsamat, mida sa praegu peaksid tegema? Millele oma tähelepanu suunama? Sest võib-olla on sinu jaoks midagi palju suuremat ja ilusamat, mis tahab välja kooruda. Avarda oma vaate välja ja luba erinevatel võimalustel oma teele ilmuda. Milliseid küsimusi sa peaksid küsima? Millist informatsiooni ma veel vajan? Vaata, kas sinu seest tahab välja tulla mõni kinnitus, mõni suunamine, mõni juhatus. Kui sind juhatatakse tähti õppima, siis tee seda. Need on iidsed oskused ja teadmised, mis meid teenivad. Kui sa tead kedagi, kes teab vastust sinu küsimusele, küsi tema käest, vaata, millise informatsioonini sa jõuad. See kõik kokku aitab sul astuda oma järgmist sammu. Palju kergemalt, voolavamalt, nii nagu see transformatsiooni draakon ütles, eks ju, ja efektiivsemalt. Ära lase sellel süsteemi poolt sisse programmeeritud kärsitusel, sellel kannatamatusel, sellel näljal või ahnusel ennast käivitada, vaid oota just nimelt selle hetkeni, kui see hetk on sinu jaoks küps. Kannatlikkus viib sihile on see eesti keeles. Rewards are reaped for those with patience. Kannatlikkus viib sihile. Ole paigal, tee tööd endas ja jälgi. Need, kes on kannatlikud, neile avanevad nende võimed ja väed. Kassid on väga aktiivsed jälgijad pea igas situatsioonis, mis neile huvi pakub. Saa selleks aktiivseks jälgijaks, lubades endal teadvustada oma kehastuse kohalolu siin ja praegu ehk hetkes, momendis. Ära allu emotsioonidele, mis tahavad pinnale tõusta. Luba neil lahkuda. Ära allu mõtetele või kalkuleerimisele, planeerimisele, mis tahab sinu peas tekkida.
lihtsalt jälgi. Pane kõik oma soovid eraldi väiksesse karpi ja eest ära, et sinust saaks neutraalne vaatleja. Alles siis saab näha seda suurt pilti ja keskenduda sellele. Ja siis täituvad need väljad detailidega. Vot selline õpetus meile siis nüüd siit nendelt transformatsiooni meistritelt. Väga kiiresti põlevad viirukid. Aitäh, Kiisud! Meil on täna siin meiega veel sõnumid Atlantisest. Sa mäletad, milline oli viimane sõnum Atlantisest, mis puudutas ego lahustamist? Kaart number 11. Viimane oli kaart number 11. Ehk siis see meistriks tõusmine, keda ei kõiguta ümbritsev. See oli see võrdlemine, see egode mäng, mis viis Atlantise hukuni. Ja see viimatine sõnum oli meile siis just nimelt sealt, mida me ise küsisime endale Atlantise aegadest, et vabaneda sellest duaalsusest, situatsioonidest, puhastuda sellest negatiivsest egost. Nagu Raama on öelnud, saa temaga sõbraks, las ta sõidab sul seal tagaistmel, aga sina juhid, mitte tema. Puhasta ennast nii, et uus saaks sündida parem kui see vana, mis jäi meist maha. See oli nüüd see meeldetuletus selle tehtud töö osas, mis peaks olema tänaseks meil tehtud, eks ju. Meil on need enamus tervendused tehtud, need parandamised iseendaga. See Skorpionis täiskuu, mis oli viimane. Need suured tervendusrallid, mida me oleme läbinud, on olnud ettevalmistus selleks, et me oleksime võimelised siit edasi hüppama. Mida me tahame endale öelda? Siia hetke. Telepaatia. Nii, meie endised, me ise Atlantise ajast, siis anname siia endale neid sõnumeid, eks ju. See telepaatiline suhtlus. Näed sa? Siin on suhtlus õhuteel, nähtav versus nähtamatu. Kaardi number 34, hingesuhtlus, eks ju. Telepaatia. Kuldses Atlantises inimesed rääkisid väga vähe, sellepärast et neil olid väga tugevad telepaatilised oskused ja nad suutsid kommunikeeruda väga selgelt üle pikkade distantside. Nad väga kergelt võisid lugeda üksteise mõtteid, hoida neid puhtana, konstruktiivsena ja jagada ülekannetes, siis telepaatilised ülekanded, eks ju, positiivseid sõnumeid või pilte.
õpetajapreestrid õpetasid lapsi telepaatilist suhtlust ja ka kristallidega, mis on ju programmeeritud meie mõtete poolt ja mis kannavad siis neid informatsioonikandjad, eks ju. Need kristallid, need informatsioonikandjad. Me oleme Atlantise aegadel pannud kristallidesse väga palju informatsiooni, mida me täna õpime sealt vastu võtma, mäletama, tagasi avastama, avama. See puhas kommunikeerumine mida me ka hakkame järjest õppima, eks ju, sest et me avame uuesti need kanalid. Hakka märkama, kui vastuvõtlik sa oled telepaatiliselt. Nina hakkas jooksma, väga vastuvõtlik, näed sa, kõik läheb lahti ja jookseb. Kas su juhatus oota. Selleks on vaja puhastada oma pea mõtetest ja saavutada puhas vastuvõtlikkus sõnumitele oma inglitelt, oma teejuhtidelt ja ka teistelt hingolenditelt. Kui keegi püüab sulle saata mõnda sõnumit, mis on tähtis sinu jaoks, sa oled kutsutud ka projitseerima oma telepaatilisi sõnumeid kollektiivi, suunates sinna teadlikult lootust, armastust ja inspiratsiooni. Puhastama meeled, et olla ühenduse looja ja vastuvõtja. See kõik kinnitab seda sama seisu, mida me rääkisime saate alguses, mida Luna meile ütles koos nende planeetidega meie kohal, mida rääkisid meile need imelised iidsed olendid, kes meiega seda teekonda jagavad siin planeedil, on meid toetama siia tulnud. Ja sedasama ütleme me endale siis nüüd sealt iidsest Atlantisest. Nii et meil on mitu tsivilisatsiooni siin praegu kajastatud. Lähim oli siis see Vana-Egiptus, eks ju. Ja meil on veel siin laua peal inglid, taro ja kuu ja tähed. Aga selleks me võtame ette selle suurema lugemise ja uue salvestuse. Armas, ma soovin sulle imelist tööd iseendaga. See uus algus on põnevam, ilusam, säravam, kui sa oskad ja julged arvata. Vabasta ennast piiridest, luba kõigel uuel avalduda enda seest. Näe imesid. Vikerkaare portaalis oli vahepeal vikerkaar. Peale selle, et see armastuse jumalanna meieni jõudis oma vikerkaare keebiga, siis jah, tõesti oli ka päikest, vihma ja vikerkaart. Need märgid on kinnitatud ja antud sulle järgmise korrani, armas. Namaste. Eriliselt tahan tänada kõiki neid, kes on
meie poole saatnud oma tänuavalduse. See on väga suure tähtsusega, see aitab meil kohe astuda järgmiseid samme, mis aitavad sind rohkem ja paremini teenida. Nii on. Ja üks üleskutse on mul sulle. Armas, Luna juhatab meile neid hingekaaslasi meie kõrvale. Ja nii nagu 7 aastat tagasi, see maagiline 7, mis koera aastates on 49. See uus suur ring algab ka Miilo jaoks. 7 aastat tagasi Luna juhatas Miilo meieni ühe pikima kuuvarjutuse ajal. See oli verekuu juulis 2018, kui tuli meie juurde Miilo. Ja nüüd mõned kuud tagasi kutsus meid appi Molli. Molli on nagu oleks Miilo õde. Molli tuleb Valgevenest, on päästetud koerake ühest koeratehasest. Ehk siis ta on pidanud palju kutsikaid vahepeal sünnitama oma 5 eluaasta jooksul. Nii et tema süda tahtis natukene alla anda. Aga Molli sai päästetud sealt tehasest. Molli on saanud kõik vajalikud protseduurid läbi organisatsiooni, kes toetab seda. Ja Molli on juhatatud jõudma Miilo kõrvale. Eile meile öeldi, et Molli teekond algab täiskuu ajal 2 nädala pärast. Nii et Luna juhatab seda järgmist teekonda. Tuleb teine väike pissoon Miilo kõrvale. See organisatsioon steriliseerib nad ära, vaatab üle nende vaktsiini seisukorrad, mida neil on vaja, mida ei ole vaja. Nad pestakse, nad toidetakse. Neile tehakse korralik grooming ehk korralikud soengud, kellele vaja on. Neid hoitakse hoiukodudes, kus selgub nende käitumismuster, nende iseloom. Ja Molli kirjeldus kattub Miilo kirjeldusega. Heasüdamlik, rõõmsameelne, uudishimulik. Molli on jõudmas täiskuuks oma koju, saama vabaks. Need tingimusteta armastuse kandjad meie ümber. Sest seda nad on. Nad kehastuvad tagasi just nimelt siia, ainult selle armastuse pärast. Molli kohale toomine tuleb kinni maksta meil. See on 280 €. Ma usun ja usaldan, et see raha jõuab meieni siis, kui on õige aeg. Ta peaks jõudma meie juurde 13. kui kõik läheb hästi. See teekond on pikk. Nad sõidavad 30 tundi.
Nad läbivad piiripunkte ja tolle. Aga nad ei tee seda esimest korda, nii et ma usun, et see on puhas luunajuhatus ja ta hoiab ja särab ja kaitseb. Sest teekond algab 11, kui luuna on täiskuus, seesama, kes meil täna alustas oma uut ringi. Nii et täiskuu portaal on see hetk, kus tema liigub meie poole. Jah, pidin selle info sulle ära jagama. Sa ise tunned, kas sa tahad toetada Molli koju jõudmist. Nii et Miilo saab omale väikese kõrvale ja Molli saab omale armastava kodu. Aitäh juba ette. Ja järgmise korrani. Aitäh kõigile, kes te olete meid aidanud ja toetanud. Ma veel ei jaga sulle seda, mida Saturn on meile toonud, aga sa näed ja kuuled seda üsna pea. See on põnev, see on imeline. Ma olen 2 päeva olnud tegevuses, mis toidab mu hinge, mis paneb mind särama, mis hoiab mind naermas. Ehk siis see uus teekonna osa, see toidab. See rikastab. See loob ilu, rõõmu ja armastust. Namaste.